Nii, tere päevast või hommikust, vist ei ole veel kell 12, peaaegu. Olin väikse jalutuskäigule siin Noos. Huvitav jah, et need on nii, et sa elad nagu mingis kohas, eks ju, Tartus, siis nagu tõenäoliselt satud Hongkongi või Buenos Airesesse, kui sa satud ma ei tea, mis on küla või asula või linna. Noole, kas on Noole või Noosse? Jah, huvitav, mis koht see üldse on, mis ta ametlikult on. Tead, see, mis koht ametlikult on väga oluline, sellepärast, et ma hakkasin ükspäev mõtlema, et miks kuradi pärast on nii, et eks ju, et Hispaanias on nagu see enklaav, see Liivia, et miks see Püreneede rahulepingu Prantsusmaal ei läinud. Ja ma uurisin asja ja tuli välja, et see rahulepingus oli kirjas, et üle lähevad on need külad, aga Liivial oli tol ajal need linnaõigused juba ja seetõttu ei saanud üle minna, nii et seega tekkiski see huvitav enklaav. Et kui tahad Liiviasse minna, siis pead kõigepealt Hispaania territooriumilt lahkuma, kõnnid looduses kuskil, lähed bussiga. Kuigi loodus oli ka väga huvitav. Ja siis see on väga huvitav ja see on väga oluline, kas kui mingi koht on tegelikult küla või linn, siis saab otsustada, mis riiki sa mingil hetkel kuulud. See oleks Liiviale, oleks ametlikult olnud küla või mingi asula või ma ei tea, mingi muu särk. Siis oleks ta praegu ametlikult Prantsusmaa. Kuigi minu meelest Arani org oli ka mingi kamm, et kas Arani org oli selline kamm, et see läks ka üle, aga tähendab, kui mingi nagu territoorium läheb üle teisele riigile, siis ei ole nii päris, et me kirjutame kuskile alla ja tehtud. Et see päris nii ei käigi, et see peab olema ka, see teine võim peab selle territooriumi ametlikult nagu enda haldusele võtma. Tavas käiakse kohal, pannakse lipp kuskile ja tehakse postkontori, kohvik ja panki. Ühesõnaga, selline tavapärane särk. Aga Arani orgu tahti ka teha. Ja siis need tüübid, kes olid nagu vastutavad isikud, eksisid lumetormis ära, ei suutnud kohale jõuda, sest mägedes ei ole nii, et päris, et sa võtad kaardi ja hakkad minema, et sa võid kuskile lumetormi sattuda. Endalgi on selline mälestus huvitav, et kui ma seal ringi tuulasin 100 aastat tagasi, läksin sinna Tour de Carolli, sinna viimasesse rongi peatusesse, mis on juba Prantsusmaal, ja mõtlesin, et lähen sealt bussiga Andorrasse. Ja see oligi selline väike mikrobussi juht, no selline nagu siin Noolt läheb Tartusse umbes, see pisikese. Ja ma ütlesin, et tahaks Andorrasse minna ja siis ta ütles, et ei saa, et kõik on kinni tuisanud. Mäletan siiamaani, kui sa vunts võbeles. Nii et see on sama jah, mägedes, et sa kirjutad mingi rahulepingule alla ja valmis. Ei, sa pead minema võtma selle territooriumi enda haldusesse. Selleks saad sa kohale minema füüsilisel tasandil, eks sa pead lipu panema, sa pead mingisuguseid hooneid, tähtsad hooned avama. Ja kui sa selles valmis teinud, siis on see sinu oma. Ja seda on nad ei suutnud, nii et seal see kaart natuke hüppab, kes oskab vaadata seda riigipiiri. Nii. Olgu ma tein teeme aega bussini parajaks. Ja võtan siin Nool või Noos. Huvitav jah, seda peab välja öelda, kas on Nool või Noos. Siis kuidagi tahaks öelda Nool millegi pärast. Sellepärast, et tundub midagi, et Noos päris võib ei ole. Liiga väike või kuidagi, ma ei tea. Ta taas huvitav nimi, sest ükski mitte eestlane seda välja juba ei ütle seda nime No, eks ju, No, Õ ja O, eks ju, Õ. Eesti Õ ongi tegelikult ju O's tehtud. Kes tahab Õ'd ära õppida, kes ei oska, siis peab ütlema O tähte, siis lihtsalt mingisuguse pulga endale suhu panema niimoodi paralleelselt huultega. Siis tuleb Õ täht. Nii, kirik. Tegelikult see on üpriski naljakas, et siin
selline huvitav ilus kirik. Esimene asi, kui ma sealt bussist maha tulin, ma lähin kohe kirikuks, ma kohe nagu tõmbas nagu magnet enda poole. Et jah, et Eestimaa kirikud on väga ägedad. Võib-olla mitte nii ägedad kui Kataloonia omad. Aga Kataloonia omad on selles mõttes ägedad, nad on katolikud. Kuigi need on ka tegelikult katolika kirikud. Oot, mis ma siin nüüd jahun, eks ju. Kui see on 13 sajand, siis milles ma siin jahun, jah. See on ka katolika. Aga jah, vahepeal oli see reformatsioon. Siis nagu asi lappava. No nii. Ülekäiguradu siin väga palju pole, aga natuke ikka on. Mõttel oleks ülekäigurada. Nii.